Tere! Tere ka minu poolt! Käes on peaaegu et augusti keskpaik, vaatame, millised uudised meil täna teile anda on. Aga kuidas meil siis läinud on? Ma arvan, et suures pildis on hästi läinud. Ütleme nimelt, kui me võtame koristust, kus maal ollakse, siis see on väga segane jutt, sellepärast et mõni hakkab võib-olla lõpetama, mõni alles kuskil alustab, sõltub sellest, kes kui palju on panustanud põldudele, aga ma arvan, et me ikkagi läheneme varsti sellise 50-le, võib-olla oleme seal lähedal, raske hinnata. Praegu, kui tundub, et vihma siin nüüd lähiajal ei näita, nii et ma ise arvan ikkagi, et sinna 20. augusti paiku võiks öelda, et teraviljad, vähemalt taliomad on kindlasti peaks olema lõppenud ja hakkavad ikkagi suviomad ka juba sinna kanti jõudma, nii et ma ise arvan, et augusti lõpuks võime öelda, et suur osa on koristus tehtud, kui ilm annab ja siis ongi jäänud need hilisevad asjad, uba ja kõik muud sellised pool. Et on ju tegelikult näha ka, et väga suuri, ütleme, et puhkuse nädalaid pole vahel olnudki, et on saadud ühe hooga koristada ja see on muidugi kohe näha ka, et viljavool on olnud ühtlane ja väga suur. Jah, et muidugi sellist head koristusaega, kus öösel näiteks ei ole sul kastet, seda pole olnud, et kaste ikkagi praktiliselt iga öösel maas ja see on võib-olla, ma mäletan, eelneval aastal on see asi vähe lõbusamalt selle koha pealt olnud, et on ikka öö otsa mõni mees koristanud. Seda sellel aastal väga kuulnud pole, aga mis on see aasta nüüd jah siin olnud, et mis on saagikust natukene või mõned tõrvatilgad andnud on ikkagi rahe, et siin mõni raps on pihta saanud, et kui rääkida meie põllumees Tootsist, siis ka põllumees Tootsi põhjapoolne rapsipõld on pihta saanud, et täna ei oskagi öelda, mis seal siis palju kätte saadakse, on ju. Ja kui juba siin saagide peale jutt läks, siis saagikused jätkuvalt taliodral ikkagi väga head. Meie tardis näiteks siin on olnud siuke kuivaskaalus 7,5–9,5 lausa, et sõltub siis mis põllu peal on ja tehtud. Nii et on üsna head saagikused ja võib-olla ongi, et lõuna pool see vähe parem, põhja pool natukene võib-olla kehvem olnud, aga ikkagi võib öelda, et odraga võib väga rahule jääda praegusel hetkel, vähemalt taliodraga. Kvaliteet on ka olnud, kui otra vaadata, ikkagi väga head, et põhimõtteliselt mahukaalu teemat ei olegi olnud, vahepeal mõned võib-olla allapoole on olnud, aga keskmine on suures pildis hea ja kvaliteet üldiselt on odral on hea, ka proteiini näitaja hea tase. Jaa, odraga võib ikka väga rahule jääda praegusel hetkel suures pildis ja nisu nüüd ju tuleb, praegusel hetkel siin algusest tuli väga seinast seina langemisi ja proteiine, praegusel hetkel võib öelda, et seinast seina tuleb proteiine, et 9–15-ni. Aga langemised hetkel on ikkagi olemas suures pildis, nii et praegu on nagu hea nüüd näha ole, mis nüüd see viimaste päevade vihm siin tegi, kui palju ta seda pilti nüüd rikkus, aga seda me siin saame näha, sest et talinisu tegelikult on ikka suures osas koristamata veel. Ka põllumees Tootsil siis tegelikult. Peale taliodra on kõik veel kas siis osaliselt põllus või siis täiesti koristamata. Aga mida mina olen kuulnud, et ka nisudel on väga head saagikused tegelikult, et vähemalt need, kes on panustanud? Jaa, ma olen ka ikkagi kuulnud seal 8-tonniseid, 9-tonniseid numbreid, on ka 7-tonniseid kuulda olnud, aga sellist põhjapanevat järeldust praegu raske veel teha. Aga ma ikkagi ütleks, et vähemalt mulle tundub, et selline tonn-poolteist eelmise aastaga võrreldes keskmiselt võiks ikkagi tulla nagu parem iga siis nii-öelda kas talivili või suvivili. Hetkel niisugune tunne on. Ja kui vaadata ka nii-öelda, et milliseid kategooriad sisse tulnud on, siis ma ütleks ka, et tegelikult on Eesti nisu suhteliselt pooleks, et 50% ongi siis kõrgem kui seal kolmas kategooria ja teine pool on siis madalam kui kolmas kategooria. Et see on ka tegelikult väga erinev sellest, mis on meil nii-öelda siin lähiriikides. Aga mis meil lähiriikides on? Sa siin oled kindlasti natuke rohkem kursus selle. Et kui minna võib-olla siit allapoole, siis Lätis on võib-olla meiega natukene sarnane, aga ikkagi hea mitu pügalat parem proteiini tase, seal on palju rohkem seda kolmandat ja teist kategooriat. Keskmine võib-olla on selline tugev 12,8 proteiini ja meil võib-olla Eestis siiski selline 12,3, 12,4, kui kõik võtta sissetulekute järgi. Aga kui Leetu minna näiteks, kus on kõige suurem nisu nii-öelda saak Baltikumist, siis seal on, ütleme, keskmine selline tugev 13,5 isegi ja 13, et kõik tahavadki seal müüa seda kõrgemat proteiini, et praktiliselt ütleme, et 4. kategooriat seal üldse ei ole ja siis on siis väga tugev 12,5, et ütleme, et Leedu on selles osas natukene nüüd hädas, sellepärast, et liiga palju seda head on ka ütleme halb, sellepärast, et sellega ei ole mitte kuhugi minna, et nii
palju ei ole sellist kõrget kvaliteeti müüa, et maailm ei vaja nii palju seda. No seda me näeme tegelikult hindades ka, sest tegelikult teise ja kolmanda kategooria hinnavahe põhiliselt on olematu. Ja esimene on küll veel kõrgem, aga eks näha ole, mis siin siis sellega tuleb, aga tundub, et need hinnavahed üsna väikseks nagu lähevad. Sulavad ära, sellepärast, et preemiaid nende eest lihtsalt ei maksta, ostjad selle eest rohkem ei maksa, ikkagi kolmas kategooria on see, mis on maailmas kõige kaugeldavam artikkel ja üle selle peab olema ikkagi väga suur eriline vajadus siis, et näiteks siin 13 või 13,5 nagu tahetakse, need on sellised eri case'id ja see maht ei ole niivõrd suur. Aga lähme siis koristuse juurest teise olulise asja juurde, mis on hind ja praegu, kui vaadata nüüd lähiaega, mis siin on olnud, siis teravili liigub seal kuskil 5 ja 10 euroses vahemikus ja raps siis umbes grammi võrra suurem ehk et kuskil 20 euroses vahemikus. Et mis meil praegu siis seda hinda kõige rohkem nagu mõjutab? Ja, et ega volatiilsus on ikkagi turul olemas, et mingi moment ei ole võib-olla need hüpped väga suured olnud siin, kuid näiteks eile õhtul tuli järsku turg alla, vaatasin, et et kogu aeg vajume, varsti oli selge ka, miks, kohe sellest räägime. Et selliseid liikumisi ikkagi on, aga üldjuhul on praegu ikkagi meie kandis siin koristushooaeg ja see surub tegelikult ikkagi Matifit on surunud kogu aeg allapoole, samamoodi teatakse, et ikkagi palju vilja on Venemaal, head saagid on seal ka. Venemaa nisu hind on langenud võrreldes siin nädala tagusega tunduvalt, et täna võiks osta tegelikult Venemaalt nisu $220, see on ka $10 langenud. Saagikused head ja kui me võtame globaalset nisusaagi, siis prognoos on kuskil ikka selline, ütleme ümmarguselt 820 miljonit tonni, see tähendab võrreldes eelmise aastaga. Me räägime küll võib-olla selline -20 miljonit vähem võrreldes eelmise aastaga, aga see on võrreldes eelmise aastaga, kui oli äärmiselt hea aasta. Kui me võtame nüüd üle-eelmise aastaga, siis meil on jälle pluss 20 miljonit tonni ja muidugi ostjad näevad seda. Turg näeb seda, et tegelikult, kui me vaatame 5 aasta keskmist või siis üle-eelmist aastast, siis tegelikult ikkagi on igal pool vili olemas. Aga see on ainult siiski praegu veel paberi peal, eks ole. Et praegu on ikkagi geopoliitika, mis siin mängu mängib. Jah, ja see eilne langus oli ka siis ikkagi mingi uudise peale või mis seal siis oli? Ja täpselt, et kui me oleme näinud, et kui Matif on läinud väga kiiresti ülesse, siis on olnud mingid uudised, et kas Mustmeri pannakse kinni, sõjalised konfliktid, kas ole mingid laevu pommitatakse. Kui esimesed 2 laeva pommitati, Matif hüppas 10 euri, kui järgmised pommitati, siis ei juhtunud enam midagi, sellepärast et turg võttis seda juba väga jälle kuidagi rahulikult. Ja eile tuli ka uudis, et või ütleme selline kõlakas oli, et Ukraina-Venemaa vahelised konfliktid laevade pommitamise osas lahenevad ja turg kohe võttis selle nii-öelda teadmiseks. Matif hakkas allapoole liikuma, aga tuli jälle välja, et kahjuks tegemist oli taas kord nii-öelda sellise fake uudisega kõlakaga, aga koheselt turgu see mõjutab. Ja täna öösel muidugi oli hoopis vastupidine olukord, pommitati jälle sadamaid, Novorossijski sadam, mis oli siiani avatud, sai kõvasti pihta, pandi jälle kinni, nii et täna, kui me oleme siin kolmapäeva lõunas, Matif varsti avaneb, ma arvan, et täna saab olema selline volatiilne päev, sest Chicago eile juba läks ülesse. Sõltub jah, et kui palju ta sellest eilsest õhtusest langusest siis tagasi tuleb, kas läheb üle selle või teeb lihtsalt tagasi, et eks seda ole siis nagu näha. Nii et tehnilist analüüsi on siin nagu väga raske teha tegelikult. Me võime öelda küll, et me liigume siin, ütleme, et 225 ja seal 235 vahel, aga tegelikult hinda praegu juhib puhtalt ikkagi geopoliitiline olukord, uudised ja nende uudiste peale fondid kindlasti reageerivad, kas siis ostavad, müüvad, panevad positsioone kinni. Et täna on olukord, kus fondid on pikas positsioonis praktiliselt kõikides kultuurides, nad panustavad tõusule ja muidugi, kui tulevad sellised uudised, siis nad tahavad kiiresti võtta kasumit välja, kuid samal ajal peab meeles pidama, et ikkagi näiteks Matifis ja nisudes ollakse võtnud need positsioonid suht kõrgel tasemel ja nad võib-olla väga kergekäeliselt ka ei realiseeri, aga eile me nägime
sellist realiseerimist kiiresti. Et noh, ainuke, kus fondid on siiski nii-öelda lühikeses positsioonis ehk panustavad langusele, on Chicago nisus, et see on nagu huvitav tegelikult, see on ainukene nii-öelda siis commodity või futuurid, kus siis nähakse nagu teistpidi pilti. Ja kui võtta siia see teine nii-öelda pingeallikas Hormuzi väin, siis seal jätkuvalt on probleemid sarnased, nagu ta siin on olnud, ehk et liiklus seal taastunud ei ole. On küll jutte või kõlakaid, et Iraan ja Omaan omavahel üritavad mingit kokkulepet teha. Mis see kokkulepe on, kas see tuleb, loomulikult keegi ei tea. Ja jätkuvalt see kindlasti naftat ja teisi nendega seotud tooraineid siis nagu mõjutavad, et seal hetkel samamoodi, aga suuremas pildis on rohkem uudisekünnis ületamas siis Ukraina-Venemaa pool just. Ja vilja osas jah, et kui me õlikultuuridest räägime, siis kindlasti tuleb seda Lähis-Ida jälgida. Pikas perspektiivis kindlasti mõju on ja tegelikult ikkagi praegu võib-olla ollakse loobunud väga suurest optimismist, et vaadatakse praegu ikkagi selliselt, et see võib ikka pikemalt venima jääda ja see on mõjunud nii-öelda siis ka õlikultuuridele hetkel mingi moment jälle tõusuna, kui tuleb mingi uudis, siis on tekkinud langus, aga me näeme ka seda ikkagi nii-öelda postihindadest, kus on näha, et diisli hind ei olegi nagu alla rohkem tulnud. Ja lisaks siia veel, et õlikultuuride puhul, et on soja hind üles läinud, küll vahepeal jälle tuleb 10 eurot alla, aga nüüd on jälle näha, et on Chicago jälle rohelises, nii et need hüpped käivad ja muidugi kui rääkida sojast üldse, siis on turul tegelikult nagu optimismi ka selles osas, et Hiina ikkagi nagu ostab seda soja. Nüüd 24. septembril tuleb ka kohtumine neil omavahel, nii et see hoiab nagu turgu ühtepidi nagu üleval, teisalt jälle fundamentaalselt, kui vaadata, siis soja prognoositakse täna ikkagi rohkem võrreldes eelmise aastaga globaalselt, nii et selles mõttes õlikultuurides selline seis. Vaatame siis siia soja juurde ka maisi, et me oleme maisist mitmel korral siin rääkinud ja viimased jutud on olnud, et Prantsusmaal ikkagi olukord järjest kehvem on, et kuidas see hetkeseis siis praegu on? On kehvem tõesti, et iga nädal ikkagi seal maisipõllud halvenevad järjest, et viimase info kohaselt vaid 31% maisipõldudest on siis heas või väga heas olukorras, et kui eelmisel aastal samal ajal oli see üle 70%, nii et väga suur kukkumine ja see on juba nüüd teada, et sealt tuleb väga kehva saak, see võib olukord veel halveneda ja praegu ikkagi ütleme, kui vaadata nii-öelda ametlikke andmed või analüütikuid, siis prognoositaksegi sealt selline, ütleme isegi 7–10 miljonit tonni vähem maisi, võib-olla optimistlikumad vaatavad seal -5 miljonit, aga põhimõtteliselt on teada, et sealt vähem seda maisi tuleb ja viimase info kohaselt ka Ukrainast tuleb vähem maisi, et selline võib-olla 500 miljoni tonni võrra, et see on ka nagu halb uudis ühtepidi. Samal ajal peab silmas pidama, et USA on tegelikult ikkagi kõige suurem maisitootja ja täna USA mais on heas hinnas ja see kalkuleerib siia Euroopasse, nii et on kuulda, et väga palju suuri Panamaks laevu on tehtud Euroopasse juba, et tehtud lepinguid, nii et seal kui USA nii-öelda hakkab siis tarnima, siis see kindlasti hoiab seda Euroopa maisi hinda ikkagi nii-öelda suht stabiilsena mingi aeg. Ukrainas samal ajal tuuakse rongidega jälle siia Euroopasse, eriti Saksa näiteks. Nii et see tahaks öelda, et see on põhjus, miks ei ole nagu Euroopasse maisi hind järsult tõusnud, et ta on olnud ka suht stabiilne ühtepidi. Aga kuidas siis USA saak ise endal on, et võrreldes eelmise aastaga just? See on väga hea küsimus, sellepärast, et kui vaadata andmeid, siis tegelikult üleüldse globaalselt tuleb maisi prognoosi kohaselt vähemalt kuskil 30 miljonit tonni vähem võrreldes eelmise aastaga ja sellest USA-s kuskil selline ka 25 miljonit tonni vähem tegelikult oodatakse väiksemat saaki võrreldes eelmise aastaga. Õlikultuure rohkem, maisi vähem. Et täna nüüd ongi selline päev, kus täna õhtul tuleb USDA raport ja seal kindlasti tuleb nüüd uut infot nii maisi kui soja kui nisude kohta, nii et turg väga ootab täna õhtust USDA raportit, mis siis tuleb 12. augusti õhtul. Ja tegelikult üks asi, mul küsimus mõlkus ka meeles, et tegelikult on siin Kesk-Euroopas ka ju probleemid transpordiga just, et kui enne ütlesid, et Ukrainast tuleb rongidega maisi, on ju, siis Kesk-Euroopas tegelikult ju laevadega mööda jõgesid transporditakse rapsi ja ka teisi nii-öelda ka saagikultuure.
aga kuidas see olukord praegu seal on? No väga kehva tegelikult seal, ütleme selliste, ma ei tea, praamidega liigutatakse väga suurtes hulkades kaupa ja kui see on takistatud, siis see viib nii-öelda jälle logistilised kulud kõrgeks, see puudutab eelkõige siis kohalikke tehaseid, kes on liigutanud siis kas vilja või rapsi siis või ka maisi teinekord, mida siis imporditakse nende nii-öelda siis praamidega. Nii et see on mõned aastad tagasi oli ka sarnane olukord, kus rapsi hind näiteks Saksamaal hüppeliselt läks üles just sellepärast, et logistika lihtsalt ei vedanud välja. Et mul ka väga täpne info puudub, aga eriti see puudutab nagu siseturgu seal Saksamaal. No siis saamegi vaadata, et kas ja millal see üldse meid mõjutama hakkab, kui hakkab. Aga vahepeal lihtsalt, et Matif ka avanes, nii et vaatangi, et detsembri Matif üldsegi kogu pilt on roheline, detsembri Matif ongi nüüd hüpanud tagasi, me oleme siin tasemel praegu 23250 ja rapsi Matif on ka kosunud, et praegu avanes siin 539, nii et see öine pommitamine antud momendil ja see, et Novorossijski sadam on kinni, mõjutab praegu nagu ka Matifit, nii et vaatame, kui volatiilne see päev või nädal saab olema. Nii et kellel on saaginumbrid head, hind ei ole ju üldse mitte halb, võib mõelda kindlasti müümise peale ja vaatame, mis siis järgmised uudised järgmisel korral teevad. Kohtumiseni! Kohtumiseni!